Siin kuulsas Jõgeva alevikus ja kaunis looduses on kokku saanud kaks kuulsat kirjanikku, Andres Kõre ja Rauno Võsaste, ja praegu nad vahetasid siis raamatuid. Ja kuidas see kokkumisaamise mõte tõi? Teie, härra Kõre, olete vist kirjutanud raamatu Tartu vanglast, Tallinna vanglast, Eestimaa üks kuulsamaid vangladirektoreid vist või? No esimene vähemalt, kui rääkida uuest vanglasüsteemist. Aga vangladirektorid on Eestis palju olnud. Aga kui kokkusaamisest rääkida, siis ikka siin me täname ikka kohalikke eestvedajaid ja Jõgeva sordi aleviku ja sordiaretuse sauna siin noortekeskuses ja eesotsas siis härra Vahur Kukega. Kas olite varem ka kuulnud Rauno Võsaste raamatutest, mis räägivad nii ajaloost ja lähemast ja kaugemast ajaloost, samuti ka vanglaelust, et on ju ka härra Võsaste raamatu tegelased, nii öeldakse, pannud inimesi vangi ja olnud ka ise vangis, kui pidada seda hea mentraamatut silmas näiteks? Jaa, ma olin nendest raamatutest kuulnud ja meil oli ka Raunoga juttu nendest ja siin ongi mul hea meel, on veel teisi laioneid, kes iseenesest on, üks konkreetselt on ka raamatus, muideks, pildiga sees, Rauno raamatus. Ja laionid siis on tulnud Tartu Tammeklubist ja kui vana Tartu Tammeklubi on? Tartu Tammeklubi saab järgmisel aastal 30-aastaseks. Tähistame oma 30 aasta juubelit. Ja siin me näeme ühte väikest või isegi suurt episoodi teie eateost. Tegemist on kuningliku veega. Ja mis vesi see on, ütleme nii? Tegemist on mineraalveega ja heategevusvesi siis. Meil põhiline tulu on suunatud siis eakatele ja lastele, noortele. Nii hooldekodude eluolu parandamiseks kui ka laste huvihariduse täiendamiseks. Mille pärast Tammeklubi veel kuulus on Eestis? Tammeklubi on kindlasti üks klubidest, kus on piirkonna kuberner. Siis on niimoodi, et meie pikaajalised traditsioonid just tänavalaste abistamisel ulatuvad juba kaugemale kui 20 aastat tagasi. Aga oma kogukonnas, see on siis, me räägime siis Tartust, Tartu ümbrusest, Tartu lähikonnast. Ja mis kindlasti vajab mainimist, et klubi on loodud Soome poiste sõprusklubina. Siit oskab näiteks meie klubikaaslane Toivo. Toivo, jah. Vanuselt me oleme Eesti 5. Ühesõnaga 4 klubi oli enne meid. Aga kus see Tamme tuleb, Tamme linn või? Lihtsalt lugu oli sellest, et enne meid oli Tartus oli Tartu Laiandusklubi ja kuidagi, et eristuda Tartu Laiandusklubist, lihtsalt panime selle Tamme juurde, Tartu Tamme. Ja, kohanimega klubid on alati seotud. Tallinnas on jah mitu klubi, on Tallinna esimene ja teine ja sellepärast me oleme Tartu. Ja meie klubi asutajad olid Soome poisid ja sel ajal, kui klubi asutati, oli veel vene aja lõpp ja et lihtsalt meil oleks kergem omavahel suhelda ilma piiranguteta. Ja need Soome poisid siis võtsid oma pojad ja tuttavad sellesse klubisse, kes olid asutaja liikmed. Aga kahjuks nüüd praeguseks hetkeks on kõik Soome poisid lahkunud. Ja püüame siis seda klubi edasi viia, nii nagu me oskame ja jõuame. Kuidas see koht siin, Jõgeva alevik, Jõgeva aleviku saun, kuulus paik, Eesti sordiaretuse äll, kuidas see teile meeldib? Jah, selle sordiaretusjaamaga ma olen ammu kursis ja tore, et selline asi on kõik need vaevad ja viletsused üle elanud ja tegutseb edasi, sest kuulus Jõgeva kollane, see paremat kartulisorti vist ei olegi maitsed, kui kuulus Jõgeva kollane. Jah, aga hea, pärast äkki midagi veel.